Tere! Alustame minikursusega eeterlikest õlidest. Mina olen Maria-Kristina ja eeterlike õlidega olen tänaseks tegelenud juba üle 4 aasta. See on olnud äärmiselt põnev aeg minu jaoks. Ma olen õppinud väga palju juurde, saanud targemaks sellest, mida need imelised taimed, need taime essentsid meie elus teha saavad. Ja minu enda elu on päris palju muutunud. Ja see minikursus on mõeldud sulle, kui sa veel eeterlikest õlidest väga palju ei tea. Me käime üle need kõige olulisemad teadmise killukesed. Või siis sulle, kui sa õlisid kasutad, aga pole ka väga põhjalikult võib-olla süvenenud selles, et mis nad on, kuidas neid kasutada ja mida nendega teha saab. Sest sageli me lihtsalt kogemuse pealt teame, et võtame ühe või teise õli ja see on väga okei, aga vahel on ka tore tagasi minna nii-öelda ABC juurde ja seda ma loodan, et see minikursus sulle võimaldab. Millest me räägime? Me räägime sellest, mis on eeterõlid. Ma teen väikese tagasipõike ajalukku, sest ajaloos on palju-palju põnevat. Võib-olla lihtsalt siin natuke innustada ise ka uurima selle kohta. Me räägime eeterlike õlide kasutamisest, kuidas neid kasutada. Me räägime sellest, milleks eeterlikke õlisid kasutada. Ja räägime ka sellest, et kuidas valida endale need õiged eeterõlid. Mul on väga-väga hea meel, kui sa osaled aktiivselt, kuulad, vaatad, mõtled kaasa, esitad küsimusi ja annad tagasisidet ka. Nii sa saad ka kõige rohkem ise kasu sellest kursusest. Aga alustame siis. Mis on eeterõlid? Jah. Eeterlikud õlid on kergesti lenduvad aromaatsed ühendid. See on see definitsioon, mida me väga täpselt kõik teame. Mida see tähendab? See tähendab seda, et ehkki me ütleme eeterlik õli, ei sisalda eeterlik õli põrmugi mitte õli, vaid ta on selline kontsentreeritud keemiliste ühendite kompott, mida siis saadakse taime erinevatest osadest. Võime saada neid õitest, võime saada lehtedest, vartest, viljadest, koorest, juurtest. Ja on peamiselt 2 meetodit, kuidas saadakse kõrge kvaliteediga eeterlikke õlisid. Nendeks meetoditeks on külmpressimine ja aurdestilleerimine. On veel ka teisi võimalusi, on võimalik kasutada ka näiteks kemikaale selleks, et eeterõlide koostisosasid taimest kätte saada. Aga need töötlemise viisid ei anna sulle tulemuseks puhast ja võimsalt kontsentreeritud teraapilise kvaliteediga õli, vaid sealt tuleb natuke midagi muud välja. Miks ma nii rõhutan seda, et eeterõli peab olema puhas ja kvaliteetne, on see, et puhas ja kvaliteetne eeterõli, ta on elus, ta on nagu taim ise, ta on taime kõige sellisem olemuslikum osa, ta on taime hing või taime essents. Maavägi ja maakingitus on see, mida eeterlikud õlid meieni toovad. Ja seda on võimalik tajuda. Ja just sellepärast ma alati rõhutan ka seda, et eeterlike õlide valikul on kõige olulisem kvaliteet. Sa õpid seda ära tundma. Ja paraku on nõnda, et valdav enamus eeterlikest õlidest, mis on müügil, ei ole 100% puhtad, ei ole 100% looduslikud, ei ole ka tõhusad, kontrollitult tõhusad. Seega on kõige olulisem valiku juures just nimelt kvaliteet, kui sa tahad kogeda seda, mida tõeline puhas kvaliteetne eeterõli sinu elus teha võib, et siis võta esimeseks valikukriteeriumiks alati kvaliteet. Ja kuidas sa kvaliteedi kohta tead, on see, et need õlid on alati testitud, neil on kvaliteedi kohta sertifikaadid, et kontrollitud on nii seda, kus see taim on kasvanud, kuidas ta on kasvanud. Kindlasti ei ole tema puhul kasutatud erinevad, ma ei tea, mürgiseid kemikaale,
ta ei sisalda raskemetalle, kõik saasteained on välistatud, et ta on orgaaniline, aga sellest veel enam. Et sealt edasi on järgmised analüüsid, mis on tehtud taime keemilise pildi kohta, et igal taimel on oma signatuur ja nendes erinevates analüüsides nagu massspektromeetria või gaasikromatograafia, neid analüüse on hästi palju, mida tehakse kvaliteedi testimiseks korralikel õlidel. Et nende puhul on siis nagu näha, et ka taime koostisained on täiuslikus tasakaalus ja taim on tõesti tema ise ja ei ole midagi lisatud, ei ole midagi ära võetud. Seega jaa, et siit võta kaasa see mõte, et eeterlikud õlid on taim nende kõige puhtamal ja olemuslikumal kujul ja kõige olulisem sealjuures on see, et eeterlik õli oleks kvaliteetne ja testitult kvaliteetne. Aga eeterlikke õlisid on kasutatud läbi sajandite. Esimesed kirjalikud teated eeterõlide kasutamisest tulevad umbes 3500 aastat enne Kristust. Ja Egiptus on see maa, kus need teated pärinevad. Te võite endale ette kujutada hiilgavat vaarode ajastut ja siis olid kõik need lõhnavad essentsid ennekõike kõige kõrgema ülikute klassi teenistuses. Neid kasutati balsameerimiseks, lõhnastamiseks, erinevates müsteeriumides, riitustel. Ja egiptlased olid juba päris osavad taimedest erinevate koostisosade ja essentside kättesaamisel. Aga Vana-Kreekas täiustati seda ekstraheerimisprotsessi veel. Väidetavalt on sellega seotud ka selline Kreeka ravitarkuste suurkuju nagu Avicenna, kes arendas edasi siis aurdestillatsiooniprotsessi. Ja Vana-Kreekas on teada juba see, et hakati eeterõlisid kasutama ka ravimiseks, raviprotseduurideks. Ja sajandite vältel ongi ehk kõige rohkem eeterõlisid kasutatud erinevates usuprotseduurides, kirikutes, erinevatel riitustel, nagu öeldud, siis oma sellise suursugususe ja rikkuse demonstreerimiseks, et lõhnav maailm oli kindlasti ülikute ja väga rikaste inimeste pärusmaa ja samuti ka haiguste tõrjeks ja leevendamiseks. Minu jaoks hästi huvitav killuke, mis ma teada sain, kui ma oma aroomipsühholoogia õpinguid alustasin, oli näiteks see, et Euroopas möllas keskajal mitu katkulainet ja aroomide segajad olid katku vastu immuunsed. Te kujutate ette, nad päevast päeva olidki kõikide nende taimeessentside ja ambra ja muskuse ja erinevate lõhnavate eliksiiride keskel ja nendeni katk ei jõudnud. Ja Pariis sattus samuti selliseks huvitavaks näiteks, kus suure limonaadi vaimustuse tõttu katkulaine kohale ei jõudnud, kui ta nüüd vist teist või kolmandat korda üle Euroopa möllas. Ja selle seletuseks oli hästi lihtne, et kuna pariislased sattusid limonaadist vaimustusse, nad tõid Itaaliast ja kaugemalt tonnide kaupa sidruneid ja sidrunitest tehti limonaadi, et ma ei räägi sellest limonaadist, mis meil on pudelites ja mis sisaldab tonnide kaupa suhkurt. Ma räägin sellest limonaadist, mida pressitakse värsketest sidrunitest. Siis sidrunite pressimisel jäid järgi sidrunikoored ja sidrunikoored sisaldavad meeletutes kogustes eeterlikku õli ja need sidrunikoored visati kõik prügisse. Siis sattusid seal kanalisatsiooni, prügimägedele, tänavatele, igale poole. Ja te teate, et katku kandsid edasi rotid, eks ole. Ja need rotid, kes siis nende sidrunikoorte sees pidid elama ja kulgema, said ära desinfitseeritud. Nii et katk Pariisis tänu limonaadi vaimustusele siis tollel korral ei levinud. Sellised põnevad killukesed, mis kirjeldavad meile eeterõlide võimast toimet, mida inimesed on märganud juba läbi aastasadade. Aga teaduslikumaks muutus lähenemine eeterõlidele siis möödunud sajandi alguse poole ja siin on oluline nimi, mida märgata, oli René Maurice Gattefoss, kes oli keemik ja töötas oma laboris
ja kord ta põletas oma kätt ja pistis siis käe valu leevendamiseks lähimasse purki, mis tal seal kõrval oli, ja seal juhtus olema lavendliõli. Ja ta märkas, kuidas põletus, mis oli päris hull, ei tekitanud ville ja käsi paranes imekiirusel. Ja sealt hakkas ta uurima siis lavendliõli põletust ravivat toimet. Noh, ka praegu näiteks lavendliõli on üks neid õlisid, mis on minul alati köögis, sest kui keegi ennast kõrvetab, siis võttes kohe lavendliõli ja pannes põletuse kohale, leeveneb põletus väga kiiresti ja sellest ei teki ville ega arme. Et nahk paraneb väga kiiresti. Ja Rene Maurice Gatfoss hakkas siis seda uurima ja tema uurimistulemustest innustust saanult asusid ka teised teadlased sellega rohkem tegelema ja 1928. aastal siis võeti kasutusele aroomiteraapia mõiste. Jean Valnet oli see, kes Teise maailmasõja ajal kasutas sõjaväearstina hästi palju eeterõlisid ja oma arstikogemuste põhjal siis pani kirja ka suure koguteose, mille pealkirjaks on aroomiteraapia ehk siis prantsuse keeles l'aromaterapii. Ja see on olnud aastakümnete vältel erinevate aromiterapeutide nii-öelda piibel või tarkuse ammutamise koht. Tänapäeval on muidugi kirjanduse osakaal plahvatuslikult kasvanud, mida me kätte saame ja internetist leiab ka väga palju. Aga need klassikalised tekstid on kindlasti see, mille juurde võimalusel tagasi tulla. Ja veel üks nimi, keda ma tahan sulle niimoodi teele kaasa anda või teadmiseks üle korrata, on Robert Tisserand. Tisserani instituut on see, mida tasub vaadata. Nad teevad väga häid uuringuid eeterõlide kohta ja väga palju ka eeterõlide ohutusuuringuid. Et kui sa tahad teada, et mida või kuidas täpsemalt eeterõlidega teha või kuidas üks või teine toimib, et siis võid otsida Tisserani instituudi kaudu. Ja nende puhul, mis mulle hästi meeldib, on see, et nad on üsna konservatiivsed. Nad on pigem sellised alalhoidlikud ja tagasihoidlikud ja kriitilised ja ettevaatlikud. Ja samas võib ka kindel olla, et kui Tisserand on midagi nagu kinnitanud, et siis see tõenäoliselt on tõsi. Jah. Vot, aga järgmisel slaidil, lihtsalt illustreerimaks veel kord seda eeterõlide vaimustust, mis tegelikult on läbi sajandi inimesi saatnud, et inimesed tahavad hästi lõhnata ja nautida. Ja lõhnad on vaieldamatult üks selline võimalus oma meeli puudutada ja ennast hästi tunda, siis ma tahtsin teie tähelepanu juhtida sellele, et kui te olete märganud kunstimuuseumites ja vanadel piltidel, kuidas tihtipeale on valitsejatel käes selline väike nagu pallike või õunake, jah, siis see ei ole mitte niisama, vaid see oligi keskajal selline nii-öelda kaasaskantav ennetav raviviis või noh, kui praegu siin koroonalainete ajal, eks ole, on kõikjal poodides need, kuidas me neid nimetame, desinfitseerimispunktid, jah, siis see pallike, mida rikkad inimesed tegid siis väärismetallidest ja kaunistasid kalliskividega ja nii edasi. Et see oli selline kaasaskantav enese kaitsevahend, jah. Ja seal sees, te näete, see pallike käib lahti, olid erinevad sellised väikesed nagu ruumid või sellised väikesed karbikesed, mille sisse siis pandi erinevaid lõhnavaid aineid. Segati kokku muskusest, eeterõlidest, vürtsidest, nii et see pallike oli selline hästi-hästi lõhnav. Ja kuna sinna sisse läks ka ambra, siis nimetatigi seda ambraõunaks ehk pomdambriks. Ja inglise keeles on ta siis pomander ja ma ei teagi, kuidas teda eesti keeles täpselt nimetada, võib-olla sobib ka pomander, et seda ilmselt keskaja spetsialistid teavad. Aga kuna sellised lõhnapallikesed, lõhnaõunakesed olid kättesaadavad vaid kõige rikkamatele, sest eeterlikud õlid, ambra, muskus, kõik need võrratud koostisosad olid meeletult kallid, siis kõige rikkamatest ülikutest need järgmised, need nii-öelda keskklassi
ülikud, rõhutasid oma rikkust ja head maitset siis sellega, et hakkasid tegema neid lõhnaõunu mandariinidest või apelsinidest, aga peamiselt mandariinidest. Ja kui me täna mõtleme, et noh, jõuluajal mandariine on kõik kohad täis ja me kasutame neid lõhnavaid nelgi pungadega kaunistatud mandariine jõuluehetena või jõulumeeleolu loomiseks ja see on igaühele kättesaadav, siis sajandeid tagasi see ei olnud nii. Et isegi mandariini kättesaamiseks pidid sa olema päris rikas inimene, kui sa just ei kasvanud maal, kus mandariinid, eks ole, oma tagaaias kasvasid. Et ka mandariin ja eriti veel nelgiga vürtsitatud mandariin oli selline jõukuse ja hea staatuse näitajaks. Ja tema mõte oli samamoodi nagu nendel pomaandritel see, et kaitsta ennast, hoida ennast erinevate haiguste ja viiruste eest ja püsida terve ja tegus ja samal ajal anda siis ka maailmale see signaal, et sa oled tõsiselt väärikas, rikas ja võimas. Et vaat kuhu me oleme jõudnud. Et see, et meil tänapäeval on võimalik kätte saada täiesti puhtaid, täiesti võrratuid, imelisi eeterõlisid, rääkimata mandariinidest, tähendab seda, et me oleme ikkagi tohutult rikkad. Meil on, mille eest tänulikud olla. Ja sellest siis, kuidas eeterõlisid kasutada, me räägime homme, aga ma tahan veel jagada täna sinuga seda, et täpsemalt, et mis on eeterlikud õlid. Et üks võimalus, nagu ma alguses ütlesin, on läheneda väga pragmaatiliselt, praktiliselt ja keemiakeskselt ja öelda, et need on lenduvad aromaatsed ühendid, mis sisalduvad taimedes. Aga tegelikult, kui me nüüd vaatame maailma natuke teistsuguse pilguga, siis on eeterõlid palju enamat. Mulle meeldib mõelda, et eeterõlid on valgus. Nad on vibratsioon ehk siis kinni püütud valgus, mis tuleb meieni universumist, taevalaotusest ja taimede kaudu. Et taimed on need, kes püüavad kinni need võrratud lained valguse kujul. Nad talletavad need füüsilisse vormi ja meie saame neid eeterõlidena siis kasutada. See mõte minu meelest on hästi ilus. Ja see tähendab seda, et eeterõli on tegelikult infokandja ja ta toob meieni teateid väga erinevatest dimensioonidest ja erinevatest tasanditest. Et ta on omamoodi kontakt. See, kui ma võtan selle õlikese, kui ma avan selle pudeli, kui ma seda nuusutan, kui ma selle õli oma meeltega vastu võtan, kui ma panen teda oma kehale, ta toob minuni looduse. See on kontakt looduse endaga, looduse tarkusega, universumi energiaga ja armastusega, sellega, mis on. Puhtad, kvaliteetsed, toimeaine rikkad õlid, nad on elusad ja nad on hästi kehaomased. Et kui inimene on võimeline laboris järgi tegema näiteks roosilõhna või jasmiinilõhna või lavendlilõhna, et seda on lihtne teha. Aga seda, mida kõike sisaldab üks päriselt taimedest saadud kompleksne eeterlik õli, seda inimene laboris järgi teha ei suuda. See elu ise, mis nendes õlides kätketud on, seda me järgi teha ei saa. Ja sünteetiliste õlidega, sünteetiliste kosmeetikatoodetega, sünteetiliste ainetega tegelikult inimese keha ei oska mitte midagi peale hakata. Sa võid neid nuusutada, sa võid neid endale nahale kanda ja halvemal juhul satub su keha sellest palju rohkem stressi. Aga loodus, see, mis on puhtast loodusest võetud, see sobitub sinuga, ta mõjub sulle väga sügavalt. Ja eeterlikud õlid on ühtaegu nii lihtsad ja samas nagu nii keerukad, nagu ma just ütlesin, et inimene on võimeline neid küll analüüsima, tegema neid spektrogramme, aga järgi teha, täielikult järgi teha eeterlik õli ei ole võimalik. Ja eeterlik õli, ta võib olla meie jaoks tervendaja,
igas mõttes. Ta võib aidata meid mingite füüsiliste vaevuste puhul, leevendada, ma ei tea, õlavalu või peavalu. Ta võib toetada meid emotsionaalselt, luua atmosfääri ja ta võib olla ka väga võimas teejuht sinu vaimsetel, spirituaalsetel rännakutel. Ja mulle meeldib ka mõelda, et eeterõlid, tegelikult nad on mingis mõttes meie teejuhtideks, meie saatjateks ja toetavad meie hinge sellel rännakul läbi elu ja teekonnal iseenda juurde ja koju tagasi. Mida tahes see siis sinu jaoks tähendab, igalühel on omad tähendused, eks ole. Aga sellega ma tänaseks lõpetan, et kokkuvõttes eeterlikud õlid on väga võimsad abilised. Ja kuidas neid kasutada, mida nendega peale hakata ja kuidas neid endale valida, et sellest räägime siis järgmistes episoodides. Aga siinkohal võib-olla väikene nii-öelda mõtlemise harjutus või mäluvirgutus sulle. Tuleta meelde või uuri välja, mis eeterõlid toodi kingituseks 2022 aastat tagasi Jeesus lapsukesele. Ja mõtle natuke selle üle, et miks sa arvad, miks toodi talle kingituseks eeterõlisid ja miks sa arvad, et just need eeterõlid talle kingituseks toodi. Et sa võid, kui sa oled Facebooki grupis, võid selle postituse alla panna oma mõtted. Ja vaatame, et kui neid vastuseid ka laekub, et kursuse lõpus sellised aktiivsemad vastajad saavad ühe väikese kingituse. Igal juhul soovin sulle ilusat päeva ja järgmise episoodini.